Tere, kallid kuulajad! Tere tulemast meie tänasesse podcasti, kus me võtame ette ühe väikese rännaku ajas tagasi all Andaluusi, et mõista, kuidas eilne maailm kujundas meie tänast igapäeva. Ja oleme siia tegelikult kokku tulnud eluprojekti raames, et tõsta teadlikkust araabia vaimuelu ja teaduse tähtsusest just nimelt Hispaania lõunapiirkonnas, Andaluusias, mis on samuti tuntud oma araabiakeelse nime Al-Andaluus järgi. Aga enne, kui me lähme täpsemalt ajaloo juurde, siis on oluline ka tutvustada meie kuulajatele, mis on Andaluusia ja kus see asub. Et äkki, Grete, sina oskad meile rääkida, mis on Andaluusia ja kust me selle kaardi pealt üles leiame? Ja, et Andaluusia, Hispaanias teine kõige suurem autonoomne piirkond, asub siis täpsemalt Lõuna-Hispaanias, Aafrika mandri vastas, kus siis saab üle Gibraltari väina. Ja see on tuntud oma ajalooliste linnade ja tugeva kultuuriidentiteedi poolest, sest selles regioonis asuvad siis linnad nagu näiteks Sevilla, Córdoba, Granada ja Malaga. Ehk siis need on põhimõtteliselt paigad, kus tõepoolest ajalugu on sõna otseses mõttes kivisse raiutud. Ja tõepoolest Andaluusia ajalugu ulatub väga kaugasse minevikku. Äkki, Mart, sina oskad meile ajaloolist tausta tutvustada? Ja. Nii ajaloo-uuringud kui ka arheoloogilised väljakaevimised on näidanud, et 9. sajandil alanud linnade areng oli seotud islamiriigi kasvuga, mille tagajärjel sai Al-Andalusist siis 10. ja 11. sajandil üks Lääne-Euroopa enim linnastunud piirkondi. Ja olulisemaid hetki oli 8. sajandil Córdoba valimine Umayyadide dünastia-aegse Al-Andalusi pealinnaks. Cordovast ühest 9. sajandi muutuseperioodi üle elanud linnadest, mille uueks nimeks sai Medinat Córdoba, kujunes tohutu linnastu, mis saavutas oma maksimaalse tänasest veelgi suurema geograafilise ulatuse pärast Umayyadide kalifaadi väljakuulutamist 10. sajandil. Córdoba arenes linnana kalifaadi eksisteerimise ajal ning taandareng toimus niinimetatud Taifa kuningriikide eraldumisel kalifaadist. Et kui kalifaat 11. sajandi alguses kokku varises, tabas Cordovat linnana allakäik ning näiteks suured eeslinnad hüljati järsku, eriti need, mis asusid müüriga ümbritsetud piirkonnast läänes. Nüüd Abd al-Rahman teise ajal sai Cordovast esimene linn, kus oli tsentraalne veevarustus, teekattega tänavad ja tänavavalgustus. Lisaks olid linnas avalikud kümblusasutused üks ajastu õitsengu tunnuseid. Kõrgpunkt saabus 10. sajandil, kui Abd al-Rahman III kuulutas välja iseseisva Córdoba kalifaadi. Elanike arv paisus miljonini. Córdoba kultuur tähendas tegelikult 1000 mošee, 600 avaliku kümblusasutuse ning Córdoba lähedale Medina de Zahra paleelinna rajamist. Al-Hakam teise ajal õitsesid kultuur, kunst ja teadus ning laienes mezquita. Ehitati koole ja 500 000 köitega raamatukogu. Ja linnas sai teaduse ja ka islami õiguse keskus. Varjukeelena kaasnes teaduse ja kultuuri arengule keskendumisega olulisi strateegilisi ja poliitilisi möödalaskmisi, mille tõttu vallandus sündmustahel, mis viis lõpuks kalifaadi kokkuvarisemiseni. Pärast 1000 aastat oli Córdoba kokkuvarisemine vaid aja küsimus, et 2009. aastal rüüstati ja hävitati Medina de Zahra paleelinn. Aastail 1020 kuni 1030 tekkisid poliitilises struktuuris kriitilised puudused ning lõpuks kalifaat lagunes muuhulgas Taifa kuningriikide eraldumise kaudu. Córdoba linnaplaan ja kvartalite paigutus tekkisid uute elamuehitusmudelite ja uute linnakeskmete mõjul. Islami ajal kujunesid peatänavad välja nii, et elanikkond suruti Rooma-aegset mustrit arvestamata vanadesse müüriga ümbritsetud lahtritesse
ning 9. sajandil olid kasutusel juba uued ühendusteljed, mis viisid omavahel kokku peaväravad ja lõpuks ka Al-Qadari mošee kompleksi linnasüdamega. Peatänavates said kõrvaltänavad koos umbtänavatega, mis muutusid kvartalite sees poolprivaatseteks põiktänavateks. Tänavad moodustasid võrgustiku ja olid selgelt hierarhilise struktuuriga, ent tegu oli ebakorrapärase, mitteortogonaalse võrguga. Seda tüüpi tänavamustrite, sealhulgas suletavate umbtänavate olemasolus peegeldub linnaruumis toimuva avaliku ja erasfääri interaktsiooni seisukohast linna ehitusliku mõtteviisi täielik muutumine. 1955. aastal lähetas kaliif Abdarrahman Saksi kuninga Otto esimese õukonda oma saadikud. Neist ühe Elvira praeguse Granada piiskopi Ratzemundoga peetud vestluste alusel andis Gandersheimi kloostris tegutsenud õpetatud nunn ja luuletaja Rosvita Kordovale ladina keeles nime Decus Orbi ehk siis eesti keeles maailma hiilgus. Oma teoses Pelagiuse passioon ülistas Rosvita linna nii: läänes säras maailma hiilgav ehe Hispaania koloniseerijate sõjalise võimekuse poolest hiljuti tuntuks saanud suursugune linn ning see oli kuulus ja jõukas ning tuntud oma võlude poolest ja hiilgav kõiges ning eriti 7 tarkusevoo, see on siis triviumi ja kvadriviumi ja sama palju oma lakkamatute võitude poolest. Ja ei säranud mitte ainult Cordova, vaid kogu Al-Andalus, mille üle kaliif valitses. Seejuures vastupidiselt levinud eksiarusaamale, et Cordova staatus maailma hiilgusena oli kuidagi seotud sallivuse ja avatusega teiste kultuuride suhtes, kiidab Rosvita tegelikult linna ainult sõjalise võimsuse, rikkuse, võlude ja vaimuelu eest. Eraldi esile tõstu väärib raamatute ja raamatukogude positsioon Cordovas ja kogu Al-Andalusis. Edward Gibboni kirjelduse kohaselt koosnes ainuüksi Cordova raamatukogu kataloog 44 köitest ja sisaldas andmeid umbkaudu 600 000 köite kohta. Samas kui ristiusk Euroopas sisaldas tollal suurim raamatukogu mitte rohkem kui 400 käsikirja. Cordova kaliifi raamatukogu ise oli üks linna 70 raamatukogust. Tänu korrapärastele kontaktidele Bagdadiga, kus tegeldi Kreeka autorite teoste tõlkimisega, säilitati Al-Andalusi raamatukogus olulisi traditsioone, mis olid toonases ladinakeelses läänes kadunud ja veel 10. sajandil tundmatud. Tehnoloogia seisukohast oli arvukate ja mahukate raamatukogude olemasolu võimalik tänu Valencia lähedal Hativas asunud paberitehasele, kuna paber oli palju odavam ja seega kättesaadavam kui pergament, mida kasutati endiselt vähem arenenud paikades. Aitäh, Mart, tõepoolest sulle nii huvitava sissejuhatuse eest, ajaloolise tausta eest, väga põhjalik ja väga huvitav. Ja tõepoolest, Grete, Andaluusia ajalugu ulatub väga-väga kaugesse aega. Nimelt hakkas kõik siis 711. aastal, kui araablased tulid üle Gibraltari väina ja lõid Hispaanias lõunapiirkonnas siis piirkonna, mida hakati nimetama Al-Andalusiks ja tegu on siis väga mitmekultuurilise piirkonnaga. Nimelt peaaegu 800 aastat elasid sealses piirkonnas üheskoos 3 erinevat monoteistlikku religiooni ehk moslemid, kristlased ja juudid. Ja üheskoos loodi siis üks keskaja arenenumaid ja mitmekultuursemaid ühiskondi, mille mõju on võimalik tunda ka tänapäeval. Araablased aga jätsid endast maha eriti olulise jälje, mida on võimalik kuulda hispaania keeles, näha siis linnatänavatel ja arhitektuuris ning kogeda muusikas ja teaduses. Ja tänases podcastis me räägimegi täpsemalt Araabia mõjust Al-Andalus vaimuelule. Seega, kui sind huvitab ajalugu, siis see on õige teekond, millega tasub kindlasti kaasa tulla. Nii, aga alustame meie teekonda siis ühest kõige
püsivamast jäljest, mida on tunda ja kuulda ka tänapäeval, ehk keel. 711. aastal muutus araabia keel igapäevaseks asjaajamise keeleks ja aja jooksul hakkasid erinevad romaani murded segunema siis araabia keelega. Ja tulemuseks oli selline sügav ja püsiv keeleline mõju. Näiteks on paljud Hispaania linnad ja külad saanud araabia päritolu nimed. Siia võib näiteks tuua Guadalajara või Guadalquivir, mille eesnimi Guada pärineb siis araabiakeelsest sõnast vaadi ja tähendab jõge või orgu. Araabiakeelsed elanikud nimetasid siis tihti geograafilisi asulaid siis maastiku või geograafiliste omaduste järgi. Ja mõlemad piirkonnad, Guadalajara ja Guadalquivir, on siis väga jõgised piirkonnad, ehk seal lähedal jookseb läbi jõgi ja sellest tuleneb ka antud kohtade nimetus. Väga olulist mõju on araabia keel samuti avaldanud hispaaniakeelsele sõnavarale. Nimelt moodustab ligi 8% Hispaania leksikoloogiast just araabia keelest tulenevad sõnad. Kas tõesti nii palju? Kas oskad mingisugust arvu tuua, kui palju neid sõnu seal kokku on? Loomulikult. See 8% moodustab siis ligi 8000 sõna Hispaania sõnavarast ja kõik tulenevad siis mingit moodi araabia keelest ja tegelikult on oluline ära märkida, et need sõnad ei ole lihtsalt haruldased laenud, vaid need on tõesti sõnad, mida kasutatakse igapäevaselt, mida hispaanlased kasutavad oma kõnes ja need said siis oluliseks keele osaks. Kas tõesti? Oskad sa mingeid näiteid tuua? Loomulikult, väga palju sõnu, mis on araabia keelest üle tulnud, on seotud näiteks põllumajandusega, mis on tegelikult loogiline, sest Andaluusias oli ju tegelikult väga kõrgelt arenenud niisutustehnikad. Ja siia võib näiteks tuua sellised sõnad nagu naranja, apelsin, aceituna, oliiv, azúcar, suhkur, algodon, puuvill ja alkohol. Kõik siis araabia päritolu. Lisaks sellele leidub sõnu, mis on seotud sõjandusega või militaarse valdkonnaga, nagu näiteks alcazar ehk kindlus, atalaya ehk vaatetorn ja alcalde ehk linnapea. Samuti leidub sõnu, mis seostuvad ka loomulikult igapäevaste tarbeesemetega, nagu näiteks alfombra, vaip, almohada, padi, harra, kann, taasa, tass ja aceite ehk õli. Ma panin tähele, et sa kasutasid palju eessõna all, et kas sa oskaksid põhjendada, miks? Jaa, väga hea tähelepanek on, kusjuures eesliide all tulenebki hispaania keelde just nimelt araabia keelest, et araabia keeles on tegu määrava artikliga ja see siis tuli üle hispaania keelde, hispaania keel võttis selle tava üle ja hakkas seda siis rakendama paljudes oma sõnades. Sellised sõnad on näiteks albanil, alarife, alfarero, alfeisar, alfombra, almohada, algodon ehk kõik need sõnad tõepoolest kasutavad eesliidet all. Ja samuti võib siia näiteks tuua ka nimetuse, mille araablased on Andaluusiale pannud, al-Andalus, samuti kasutab artiklit all ja kuna meil eesti keeles tegelikult artikleid ei ole, siis kõige selline selgem vaste oleks äkki inglisekeelne artikkel the. Ehk siis al-Andalus oleks the Andalus. Väga huvitav. Ja tõepoolest. Ja samuti väljend ojalá on hispaanlase seas väga-väga tihti kasutatav sõna ja see tuleneb ka tegelikult araabia keelsest väljendist inshallah ehk kui jumal tahab või kui jumal soovib. Ja kuigi tänapäeval pole sellel niivõrd religioosset tähendust, ehk hispaanlaste jaoks tähendab see lihtsalt
väljendit loodetavasti, näiteks ojalá que haga buen tiempo hoy. Loodan, et täna on hea ilm. Ja mind on alati hämmastanud, kuivõrd rikas on Hispaania leksis sõnavara just nende araabia mõjude ja laenude poolest. Tõepoolest väga huvitav. Ja, aga lisaks sellele on araablased avaldanud olulist mõju ka Hispaania kirjandusele ja muusikale. Et äkki Martin, sina oskad meile rääkida araabia mõjust Hispaania muusikale? Jaa, et ütleme umbes 100 aastat tagasi käis muusikaajaloolaste vahel tuline vaidlus, et kas ja mil määral üldse mõjutas araabia kultuuri Iberia poolsaar ja üldse laiemalt Euroopa siis muusika arengut. Et kuna tol ajal oli allikaid üsna vähe ning uurimismeetodid olid kergelt öeldes ebapädevad selle ülesande tarbeks, siis toetuti oma üsnagi julgetes järeldustes tihtipeale isiklikele või rahvuslikele vaadetele. Alates 1970. aastatest on aga arutelu olnud tasakaalukam ja ettevaatlikum. Ühesõnaga püütakse täpsemini defineerida nii konkreetseid analüüsiobjekte kui ka metodoloogiaid. On mitmeid keskaegseid kirjalikke allikaid, mis räägivad eri rahvusliku ja religioosse taustaga muusikute elulugudest ja nende rändest Cordova ja Bagdadi, Medina ning Põhja-Aafrika vahel. Ning selle mõju Al-Andaluusi muusika arengule ei saa eitada, kuid siiski on väga raske välja tuua konkreetseid näiteid ning kirjeldada nende mõjutuste ulatust siis ütleme Euroopale laiemalt. Erinevalt näiteks Põhja-Aafrikast, kus on täheldatud muusikas traditsioonide suhtelist muutumatust keskaega võrreldes ning seal on näiteks siiamaani eristatavad konkreetsed mõjud Andaluusiast, et muusikalised vormid ja repertuaar kattub suures osas. Tõepoolest väga huvitav, Martin, aga kas on ka mingeid konkreetseid allikaid, mis on juba uurinud seda araabia mõju Iberia muusikale? Jah, et arvestades, et suurem osa keskaegsest muusikalisest pärimusest kandus edasi suuliselt, siis on analüüsiks kättesaadavate näidete hulk üsna väike. Et tihtipeale ei pandud konkreetseid meloodiaidki kirja, kuna esitus sõltus suuresti esitajast endast ja eeldati üsna pädevat improvisatsioonioskust. Et meile kättesaadav kirja pandud muusika on vaid väga väike osa kogu sellest mahust. Ja siis tekib ka küsimus, et kas kirjalikud allikad on piisavad, et suulist pärimust taas luua. Üheks uurimisviisiks on võrrelda säilinud keskaegseid laule ja keskaegset araabia luulet ning leida siis ühiseid vorme, nende vormis ja rütmis. Samuti on võimalik kirja pandud meloodiate olemasul otsida paralleele meloodilistes motiivides ja rütmis. Üheks peamiseks selliseks allikaks Iberia poolsaarel on Kastiilia kuninga Alfonso 10. eestvedamisel koostatud laulukogumik Cantigas de Santa Maria. See koosneb 420 ühehäälsest ülistuslaulust Neitsi Maarjale, millel on huvitaval kombel ka meloodia juurde kirjutatud. Samuti sisaldab manuskript hulgaliselt illustratsioone, kus on kujutatud muusikaid mängimas nii Euroopa kui ka Lähis-Ida päritolu keskaegseid instrumente. Cantigasid uurides on ilmsiks tulnud sealsete tekstide vormilised sarnasused Andaluusiale omaste luulevormidega nagu sajal ja muvasha, mis oma tsüklilise Cordova vormiga ühtivad juba hiljem Prantsusmaal laialt levinud vormidega nagu virelé ja rondeau. Asjaolu, et Prantsusmaal hakati muusikat neis vormides kirja panema alles mõnda aega hiljem, annab alus arvata, et need võivad pärineda Andaluusia muusikatraditsioonist. Ja et see vormiline osa, millest just äsja rääkisid, oli tõesti väga huvitav, aga kas saab ka midagi konkreetsemalt öelda meloodia ja rütmi kohta? Jah, et on võimalik tõmmata paralleele Cantigade meloodilise ülesehituse ning araabia poolsaare klassikalise muusikatraditsiooni vahel. Et mõlema puhul võib täheldada üksikute nootide koondumist kindlatesse äratuntavatesse ja korduvalt esinevatesse grupeeringutesse, siuksed spetsiifilise funktsiooniga üksused või ütleme fraasid, laused. Et see peegeldab ka väga hästi muusika suulist edasikandumist tol ajal
et noodikirja puudumisel oli lihtsam õppida terviklikke meloodilisi fraase ja neid muidugi ka meelde jätta kogu seda suurt repertuaari. Et laulja omandas niisuguse suure arsenali lüürilisi ja meloodilisi fragmente, mida seda siis vastavalt oskusele, isiklikule maitsele sai kombineerida, improviseerida etteaste käigus. Ka ilmneb osade kantiigade rütmilist struktuuri uurides, et tihtipeale ei allu need hiljem Prantsusmaal kirja pandud ja siis Lääne-Euroopas kinnistanud standardiseeritud mudelile, vaid asetuvad pigem paremini araabia traditsiooni tsüklilistesse rütmiskeemidesse ja sarnaseid rütmitsükleid võib hiljem kohata Hispaanias selliseks kogumikus nagu Cancionero de Palacio, ütleme 2 sajandit hiljem lausa. Kusjuures muuhulgas ma just kuulsin seda sõna arsenal, eks ole. Ja see on ka ju tegelikult araabia keelest, et kui ma ei eksi, siis see tuleb väljendist taas sõna, mis tähendab nagu tööstuse maja. Ja väga hea tähelepanu. Ja meil on ju kaubanduskeskus ja Veneetsias on arsenal, kus toimub suur näitus, eks ole. Nii et see araabia mõju on ikkagi, isegi kui me ei hooma seda nii et otse, ta on tegelikult taustal meil Euroopas olemas. Aga äkki Martin, sa oskad nüüd midagi tuua põnevat välja pillide arsenalist? Jaa, araabia maades tunti mitmeid erisuguseid pille, millest igaüks täitis oma kindlat funktsiooni. Paljud neist jõudsid ka Iberia poolsaarele. Erinevalt ideede levikust, mis alati vajavad kultuuride vahel ümbertõlgendamist, võib pillide levikut kirjalike ikonograafiliste allikate põhjal üsnagi selgelt jälgida. Sellegi poolest ei tähenda mingisuguse instrumendi kasutuselevõtt, et sellega oleks kaasa tulnud ka algsest kultuurist pärinev kasutusviis. Suurimat mõju on näiteks lääne muusika arengule avaldanud vaieldamatult lauto ja boogenpillide kasutuselevõtt. Teadaolevad esimesed kujutised boogenpillidest Euroopas pärinevad kusjuures 10. sajandi Cordovast ja ka lauto ühed esimesed kujutised on sealt pärit. Martin, ma kuulsin, et sa ütlesid lauto. Kas äkki oskad meile tutvustada, mis tüüpi pill see on? Jah, lauto, mis araabia keelsest sõnast jällegi tulnud, al-ud, mis tähendab puitu, on ka ise puidust tehtud pirnikujulise ümara kõlakasti ning lühikese kaelaga keelpill, kus varieerub nii keelte pikkus kui ka arv ning kus nendega kasutatav häälestussüsteem. Lauto eri vormid mängisid keskajal, renessansis ja barokis lääne muusika loo arengus üsnagi keskset rolli, võimaldades nii meloodilist kui ka harmoonilist mänguviisi või neid 2 samaaegselt kombineerides, kujunes sellest oma eri vormides ühtaegu nii võimekas saate kui ka soolopill. Araabia autorid näiteks kirjeldavad vägagi detailselt lauto ehitust ning selle eri häälestussüsteeme ning mänguviise juba 9. sajandil. Ning järgnevatel sajanditel hakkab kohtama Iberia poolsaare ikonograafias aina rohkem erinevaid lautosid, mis aja jooksul jõudis oma enam-vähem standardiseeritud kujuni paari sajandi jooksul. Täiesti hämmastav, kui palju on araabia maailm siis panustanud meie tänasesse muusikasse. Jaa, tahaks öelda araabia keeles mashallah, et tore, et nii juhtus, eks ole. Ja. Tulla tagasi korraks keele juurde, siis väga huvitav on ka see, et araabia keelest on hispaania keelde üle tulnud ka mitmed pillinimed, näiteks al-tulfe ehk tamburiin ja ka meile väga kuulus kitarra ehk kitarr. Tõesti väga huvitav, kui kaugel on araabia mõju ulatunud, et isegi pillinimetused pärinevad araabia keelest. Seni oleme siis arutanud lingvistilistuse keelt, samuti muusikat, natukene ka oleme vaadanud ajalugu, aga Anna, kuidas on lood näiteks teadusega, kas araabia kultuur on mõjutanud ka kuidagi teadusi Hispaanias Al-Andalusi piirkonnas? Kusjuures Al-Andalusi omapäraks ja uhkuseks ongi selle rikkus teadusmaailmaks. Üheks suuremaks osaks sellest võib pidada astronoomiat. See oli levinud nii ülem- kui ka alamklassi seas ja olenevalt riigi olukorrast, kas see oli siis parem või halvem, tegeleti astronoomiaga laiemalt ja avalikult või siis siseringides.
ja hoolimata mõõnaperioodidest ei hääbunud ega muutunud selle olulisus kunagi väiksemaks. Ning oli ka valitsejaid, kes õppisid astronoomiat iseseisvalt või ka astronoomi abil ja oli siis ka neid, kes kandsid hoolt, et nende järeltulijad astronoomiaalased teadmised omandaksid. Aga ma tooksin teile ka spetsiifilisemalt näited. Näiteks on olemas instrument astrolaab. See sõna astrolaab tuleb siis kreekakeelsest sõnast astrolaabos, millest astron tähendab tähte ning lambanien tähendab haarama ehk siis tähte haarama. Astrolaabiga mõõdetakse taevakehade asukohta, kasutades meridiaani ja horisonti ning teatud ajavahemikel kasutasid ka meremehed astrolaabi. Kuigi ükski iidne astrolaab ei ole säilinud, oli see instrument tõenäoliselt hiliskreeka leiutis, sest seda on meil võimalik teada saada ainult tekstide kaudu. See kasutas taevapoolkera kahemõõtmeliseks kujutamiseks stereograafilist projektsiooni ehk kujutamismeetodit, mida kirjeldas Ptolemaius oma teoses Planisfääri 2. sajandil ja mida võib-olla tundis ka Hipparchus juba 2. sajandil enne meie aega. Esimeses araabiakeelses teoses mainiti algselt astrolaabi astronoom Muhammad Kathir al-Farghani poolt umbes 856. aastal. Araabia keeles on ta kasutanud mõistet taat al-halak. Nende alttekstide puhul võis olla tegemist ka armilaarsfääriga, mis võrreldes astrolaabiga näitab taevakehade liikumist kolmemõõtmelises ruumis, aga Euroopasse jõudis astrolaab Araabia maailma mõjul, täpsemalt siis Al-Andaluusi kaudu, ehk varasemalt oli see puidust, aga Al-Andaluusist hakati siis valmistama seda messingist. Ja näiteks plaadi peal asuv läbipaistev rõngas koos väiksema ekliptilise rõnga ja tähtede osutitega oli väga detailselt ja ilusasti ja hoolikalt valmistatud, et see oli kunstiliselt väga ilus vaadata seda. Ühtlasi lisati astrolaabide funktsionaalse kaalutlusega skaalade nurk. Üks tuntuim Andaluusiast pärit astrolaab on tehtud Ibrahim ibn Said al-Sahli poolt, mis on valmistatud 1607. aastal. Selle 6 asendava plaadi, mis mahuvad astrolaabi kehasse või ainesse, et selle ette ja taha on kantud tähtsate islami linnade nimed ja laiuskraadid nii ida kui lääne poolt. Mekka, Medina, Bagdad ja Mosul koos Cordoba, Toledo, Sevilla ja Saragosaga. Lisaks linnade nimedele ja nende laiuskraadidele on nendele plaatidele lisatud hoolikalt töödeldud kaared, mis näitavad palveaegu ja ebavõrdseid tunde. Seega lihtsalt lisaks tavalisele navigeerimisele oli see ka islami vaatest väga oluline instrument, millega sai määrata palveaegu ja ka palverännakuid. Praegu on selline astrolaab leitav näiteks Madridi riiklikus arheoloogiamuuseumis, kuid üheks vanimaks tänini säilinud Andaluusiast pärit astrolaabiks on valminud Cordobas Muhammad ibn as-Safari poolt 1027. aastal. Selle astrolaabi keha sisse kirjutatud äärise ja selle sees olevad 7 vahetatud plaati on originaalsed, kuid välisring on hilisem keskaegne asendus, aga sellest olenemata on see suurem osa siiski sellest säilinud ning see on tänini väga väärtuslik ajalooline allikas. See on tõesti väga-väga huvitav, Anna. Mina enne ei ole küll sellisest astrolaabist kuulnud. Kas sa äkki oskad ka midagi veel näiteks tuua lisaks astrolaabile, mingeid teisi astronoomiaga seotud teaduslikke masinaid? Jaa, näiteks oli olemas Cordoba kalender, tuntud ka kui Cordoba almanah. See on siis astronoomiline kalender, mida kasutati põllumajanduseks, navigeerimiseks ja religioosseteks toiminguteks.
See kalender koostati Al-Hakam teise jaoks enne või pärast tema liitumist kalifaadiga arsti ja ajaloolase poolt Arib ibn Said ja Mosarabi piiskop Rabi ibn Saidi poolt. Teaduslikust vaatest on see oluline, sest selles on väga täpsed astronoomilised vaatlused ning kalkulatsioonid ja eriti tol ajastul oli see märkimisväärne, sest see näitas kõrgemat arusaamist astronoomiliste kehade liikumisest. Lisaks sellele oli selles kokku sobitatud erinevad kalendritüübid. Näiteks oli kuude ja päikeseaastate abil ühtima pandud islami kalender ja päikesekalender. Cordoba kalendris on veel tabelid ja arvutused kuufaasidest, varjutustest ning teistest astronoomilistest sündmustest, mis siis puudutasid igapäevaelu. Selle koostamiseks kasutati varasemaid teadmisi astronoomiast, näiteks tänapäeva Kreekast, Pärsiast ja Indiast. Indiast võeti üle näiteks Sindhind või Zij, As-Sindhind, mis sisaldab erinevaid meetodeid taevakehade asukoha määramiseks. See annab kuupäeva, millal päike siseneb Sindhindi järgi 12 sodiaadimärgi hulka. Ja Cordoba kalendris leiduvad astronoomilised teadmised siis säilisid. Need kandusid edasi mujale tänapäeva Euroopasse ja see oli siis põhimõtteliselt algallikaks astronoomilistele teadmistele ning mõjutas kagi paljusti järgnevate kalendrite kujul. Ma just kuulasin ja mõtlesin päikese ja kuu peale araabia keeles shams ja qamar, nii poeetilised sõnad, eks ole, aga kas on veel midagi muljetavaldavat, millest sa meile saaksid jutustada, mis puudutab araablaste teadusalaseid saavutusi? Ja muidugi, et tegelikult on väga-väga palju, väga laialt ja pikalt võib sellest rääkida, aga siinkohal ma tooksin välja Abbas ibn Firnasi. Ta oli siis araabia päritolu Andaluusia polühistor. Ta oli Andaluusia õpetlane ja luuletaja, kes kuulus 3.–9. sajandil Hispaania Umayyadi amiiride Al-Hakam esimese, Abd al-Rahman teise ja Muhammad esimese saatjaskonda. Ehk siis valdkonnad, mida ta kattiski, olidki astronoomia, matemaatika, füüsika. Ta tegeles ka natukene siis luuletamise ja muusikaga. Näiteks kuuluvad tema leiutiste hulka Veekell, armilaarsfäär ja muud asjad, aga kõige rohkem on ta tuntud oma lennukatsetuse poolest. Ehk siis ta ehitas puidust tiivad, milleks ta sai inspiratsiooni lindudelt. On ka arvamus, et ta võis saada oma selle idee hoopis Armen Firmanilt, kes siis olevat elanud samal ajastul kui Abbas ibn Firnas, aga sellele väitavalt ei ole piisavalt tugevaid akadeemilisi allikaid, et seda kinnitada. Ibn Hayani lõik ütleb Ibn Firnase kohta järgmiselt. Ta lendas Rusafa lähedusest, liikus läbi õhu ja seejärel tiirutas kuni maandus kohta, mis oli kaugel alguspunktist. Kuid see maandumine läks halvasti, kui ta oma sabaluud vigastas. Ta ei arvestanud sellega, et lind teeb maandumist oma saba peal. Kuid see katse peegeldab varast arusaama lennunduse põhialus arusaamade mõistmisest, mistõttu on see ikkagi väga tähelepanuväärne katsetus. Abbas ibn Firnas on innustanud järgnevaid põlvkondi ning ta on tunnustatud. Näiteks 1970-ndatel nimetas NASA kuukraatri tema järgi. Bagdadi lennujaama lähedal asub tema kuju
ja Hispaanias Cordobas on sild nimega Abbas ibn Firnasi sild. Milline ilus lugu, Jamil, 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 nagu öeldakse araabia keeles, eks ole, ilus, ilus, ilus. Tõesti väga huvitav, aitäh sulle, Anna, aga tuleme nüüd tasapisi tagasi maa peale ja lähme siis edasi linnaplaneeringuga. Äkki Mart, sina oskad rääkida meile lähemalt siis urbanistikast ja tutvustada seda valdkonda meie kuulajatele? Et araablased alustasid Hispaania vallutamist 17. aastal ja esialgu ei erinenud tegelikult linnad arheoloogiliselt hilisantiigist ning 8. ja 9. sajandi iseloomustas Al-Andalusi linnu just järjepidevus ja kattumine Hilis-Rooma ja Visikoodi eelkäijatega. Territooriumkorraldus või ta oli pigem siis koondunud ümber olemasolevate linnade ja poliitilise võimu kandjad, kes tulid toonasesse Al-Andalusi asusid siis vallutamise ajal juba välja kujunenud linnakeskustesse, nagu polnukski vallutajate ja alistajate vahel vahet. Siis uus islamiaegne linnapilt hakkas kujunema välja alles 9. sajandist, kui tekkisid perioodi sotsiaalsetest struktuuridest tingitud uued linnaplaanid ja topograafiad. Toimus täielik muutus hilisantiigi linnade hääbumise näol, mille käigus osad varasemad linnakeskused hüljati või need mandusid maa-asulateks ning kasutati ka täiesti uusi linnu. Et linnad, mis selle perioodi üle elasid, minetasid endise palge, kuna muutus majade, tänavate, väljakute tüpoloogia ning ehitati juurde tsiviil-, sõjaväe ja religiooniga seotud hooneid. Et selliseid puhtalt lehelt või nullist rajatud linnakeskusi oli Al-Andalusis vähe, et mõned üksikud 9. ja 10. sajandil rajatud linnad on näiteks Medinat el-Bira, mis asub Granada veegal ehk tasandikul ja näib olevat üldse erijuhtum, ning teine on Medinat el-Zahra Cordova lähedal. Medinat el-Bira puhul ilmnevad kõik klassikalise islami linnaehituse elemendid. Tegu oli ulatusliku asulaga, millel olid selgelt eristuvad osad. Oli poliitilis-sõjaline Al-Qadaba, mille kõrge asukoht ja sisemine struktuur osutavad eliidist elanikkonnale, kelle funktsioon erineb ülejäänud elanikest. Oli keskus, mida iseloomustab mitme eriehitise, muuhulgas võimaliku mošee olemasolu. Siis suur tasandikul asuv osa, kus maju ja tänu iseloomustavad Al-Andalusis ilmnenud üldised linnaehituslikud suundumused. Siis oli käsitöönduse jaoks mõeldud ala, mis on ülejäänud 3 osaga tihedalt seotud ja neist eristamatu. Olid stabiilsed ja mitmejärgulised kalmistud, mis osutavad märkimisväärsele asutustihedusele ning lisaks mõned piirkonnad, mis annavad tunnistust linna laienemisest eelnevalt läbimõeldud ja kavandatud planeeringuga eeslinnade näol. Nagu uute nullist rajatud linnade puhul oletatakse, oli Medinat el-Bira arengu jaoks ülioluline koguduse mošee rajamine. Et sellega algas külgnevate alade ja põllumajanduslike majapidamiste järk-järguline integreerumine linnaruumi. Nende kõrval kujunesid välja tootmis- ja elamupiirkonnad. See tähendab, et Medinat el-Bira linnaruum ei olnud homogeenne, vaid killustunud teatud määral olemasolevate veesüsteemide araabia keeles siis kanaat tõttu. Teine nullist rajatud linna näide on paleelinn Medinat el-Zahra, mille ehitas Cordova lähedale poliitilistel ja ideoloogilistel põhjustel Abderrahman III, kes soovis eelkõige näidata, et ta on vägevam fatimiidide ja bassiidide kaliifidest, kes siis vastavalt asusid Egiptuses ja Bagdadis. Oma suuruse tõttu oli palee nagu linn linnas, et sisuliselt oligi tegu Al-Andalusi pealinnaga, muuhulgas haldus- ja valitsemisvaldkonnas.
Medina Zrah oli ainulaadne ka selle poolest, et sinna mahtus palju erinevaid funktsioone, näiteks olid Palelinnas olemas oma rahapada, töökojad, kasarmud ja kümblusasutused, lisaks ka oma mošee. Cordova kalifaadile eelnenud Cordova emiraadi algusperioodi majad, kui rääkida siis nendest hoonetest, kus inimesed tegelikult elasid, erinesid Rooma-järgse perioodi majadest. Kujunes välja struktuur, kus sisehoovi araabia keeles uvastatar ümber paiknesid multifunktsionaalsed ruumid. Ja sama paigutust kasutati ka hiljem, kui niinimetatud islamimaja kujundatigi ümber hoovi kui keskpunkti, mida ei olnud tänavalt näha ja kuhu ka tänavalt otse juurde ei pääsenud. Sellest kujunes siis koduarhitektuuris välja omapärane avaliku ja privaatse ruumi kontseptsioon. Silmapaistev näide sellisest uuest linnaehitusest, kus järgiti üldisi islami urbanismi põhimõtteid, on Medinat el-Bira. Seal on ilmnenud kõikidel väljakaevamistel selle keskse sisehoovi olemasolu, mille ümber paiknevad kindla otstarbega ruumid. Nüüd huvitava Hispaania sotsiaalajaloo saaks kasutada keskse metafoorina seepia vett, kuivõrd Al-Andalusis ehitati linnadesse uusi kümblusasutusi ja taastati ka Rooma-ajast jäänud tärme. Samas olid ajaloolisele kuvandile vastupidiselt sanitaartingimused Cordovas elanud inimeste jaoks tegelikult kehvad. Väljakaevamistel saadud lampkasti sisu analüüs on näidanud, et levinud oli ümarustõbi, nagu ka kristlastest elanikkonnaga põhjapoolsetel aladel. Ja see leid on tegelikult vastuolus ajaloolise kuvandiga Al-Andalusist kui hügieenile suunatud kultuurist, mis põhines islami religioossetel pesemistavadel ja eravälikäimlate kasutamise suurenemisel sel perioodil. Tuvastatud on hügieeni- ja sanitaartavasid, mis võisid Al-Andalusis soodustada endeemilist nakatumist fekaaloraalsete parasiitidega, näiteks väetisena inimese väljaheidete kasutamine. Pürenee poolsaare vallutamisega berberite araablaste poolt 711. aastal kaasnes ka põllumajandusmaastiku põhjalik muutus, mis oli just suuresti seotud niisutussüsteemide loomisega ning avaldus eriti ilmekalt Pürenee poolsaare idaosas, Baleari saartel ja siis ka Andaluusia ehk Al-Andalusi saasas. Ökoloogilised tingimused olid soodsad nii väikeste maapiirkondade, niisutusalade kui ka suuremate tavaliselt linnakeskustega seotud niisutusalade ehk huertade arenguks. Levandist pärit araablased võtsid kasutusele hulga uuendusi, muuhulgas Süürias ja teistes idapoolsetes riikides laialt levinud vesirattad, maa-alused veekanalid ja tsisternid, mis muutsid Pürenee poolsaare maastiku igaveseks. Uuenduste teine mõju oli veekasutuse tõhususe järsk tõus, mis võimaldas ületada probleemid, millega Hispaania elanikud olid tegelikult enne araablaste saabumist silmitsi seisnud. Araablaste valitsuse ajal rajatigi Cordovas Guadalquiviri jõele vesirattaveskid ning algas vee transportimine aedades Süüriast toodud tehnoloogia abil. Näiteks üks peamisi veskeid jõe põhjakalda lähedal kandis nime Molino de la Albolafia juudi kaupmehe Abu al-Afia järgi, kellele tehti ülesandeks luua tõhusam kettmehhanismil põhinev pump, mille abil valitseja Abderrahman II sai transportida vett hõlpsami Alcázari paleaedadesse. Väga huvitav, Mart, mina olen tegelikult just tulnud Hispaaniast, Andaluusias olen käinud ja mina olen tähele pannud, et tegu on tegelikult väga
kõrbealaga, et kas tõesti araablased panid selle kõrbeala niivõrd õitsema? jah, niimoodi võib tõesti öelda, et saabus maapealne paradiis araablastega, kes tõid kaasa selle kõrgemalt ja kaugemal arenenud tehnoloogia Vahemere idakaldalt. Lisaks täiustatud veemajandamistehnikatele, millest ma olen siis natukene rääkinud, rakendasid araablased ka põllumajanduses täiustatud tehnoloogiat ning istutamise saagikoristusalaseid kogemusi, et suurendada põllumajandustoodangut ning hakata kasvatama põllukultuure, mida tegelikult piirkonnas varem ei tuntud. Sellised luksuseks peetud eksootilised viljad nagu tsitruselised melonid, viigimarjad, spinat, baklažaan ja riis olid äkki tavainimestele kättesaadavad. Ja ühel hetkel võrreldi Al-Andalusi lausa viljakuse poolest Süüriaga, aromaatsete ja eksootiliste taimede poolest Indiaga ning mineraalirikkuse poolest Hiinaga. Et jah, tekkis selline muinasjutuline koht. Ja siit võiks tegelikult ju teha tagasipõikel lingvistika valdkonda, et kõik need põllumajanduslikud saagid, kõik need nimetused, naranja, limon, kõik samuti tulenevad araabia keelest hispaania keelde. Jah, kui juba sai räägitud siis urbanistikast, siis loomulikult ei saa üle ega ümber arhitektuurist. Ja rääkides siis veidi lähemalt nii-öelda Al-Andalusi arhitektuurist araablaste valitsuse ajal, siis kuskil umbes 711 kuni 1492, siis arhitektuuri saab jaotada 3 etappi. Esiteks siis kalifaadi periood umbes 8. kuni 11. sajandil ja selle märkimisväärsemaks näiteks ongi siin eelnevalt juba räägitud Cordoba mošee. Teiseks oleks almoraviidide ja almohaadide periood siis 11. kuni 14. sajandil ja seda täpsemalt iseloomustab ehitiste tagasihoidlikkus, religioosne rangus, korrapära, nende kaunistamata pinnad, piilarid ja siis ka eritüüpi kaared, näiteks siis Sevillas asuv La Torre del Oro. Ja kolmandaks oleks siis Nazari või Granada periood, siis 14. kuni 15. sajandil ja seda siis näitabki Alhambra ehk siis tänapäeva Granada langemine kristlaste kätte siis Reconquista tulemusena. Ja kui rääkidagi nüüd täpsemalt hoonetest, siis üldjoontes ei pürginud need kõrgustesse, välja arvatud siis loomulikult minaretid ja säilitasid siis vormiliselt sellise horisontaalsuse, aga samas vältisid ka oma dekoorilt tühja pinda. Dekoori elementidest tuleb kindlasti ära mainida kaare, näiteks siis hispaania keeles on see arco ja näiteks siis Granadas asub selline kaar nagu La Puerta del Vino näiteks. Samuti on ka üheks tunnuseks kuppel ja püüan seda nüüd õigesti hääldada, Ivan ehk siis selline võlvitud 3 küljest sulatud varjualune, mille avavus siis oli orienteeritud Mekka suunas ja ümbritsetud ka 2 minaretiga. Ja samuti, mis mõjutab siis Al-Andalusi rajatud mošeesid, paleesid või kindlusi, siis on 2 sellist olulisemat mõistet, mis nendega kaasas käivad. Esiteks on siis sakraalarhitektuuri mõiste, mis siis tähendabki sellist vähest infrastruktuuri vajadust ehitistes, mis ongi seotud ka islami usulise printsiibiga, ehk siis näiteks kui rääkidagi mošeest, siis see koosnes tavaliselt vaid siseõust, palvesaalist ja müürist ehk kiblast ning samuti teise mõistena oleks profaanarhitektuur ja selle alla kuulusid erinevad müürid, paleed ja kindlused ehk siis alkaatharid. Ja
nende eesmärgiks oligi siis ehitada linnakaitseks erinevaid komplekse ja vahel ka vastavalt vajadusele poliitvõimu keskusi. Kui rääkida siis araablaste arhitektuuri nii-öelda stiilist, siis see sai mõjutusi näiteks berberite kultuurist Põhja-Aafrikas ja samuti romaani, bütsantsi ja visikootide omast. Nendest siis näidetest tulenevalt ilmneb ka selle nii-öelda stiili sümmeetrilisus ja ka geomeetrilisus. See sümmeetrilisus ja geomeetrilisus, et milles need täpsemalt avalduvad? Jaa, et kui rääkida siis näidetest, siis sümmeetrilisuse koha pealt ongi näiteks sellised riadaiad. Need siis tähendavad sümmeetrilisi, 4 osaks jaotatud siseõuesid. Ja need on siis tihtipeale, nende keskel on siis ka sellised uhked purskkaevud. Ja kui rääkida geomeetrilisusest, siis siia tulevad mängu näiteks erinevad nikerdatud puit- ja krohvielemendid, samuti mukarnas skulptuur, siis mis hispaania keeles see skulptuur on mocarabe nimetatakse. Ja mida see tähendab, see siis täpsemini hõlmab endas sellist nii-öelda 3-dimensioonilist geomeetrilist dekoori, mille siis üksteise peale asetatakse erinevad nišikihid, mis siis ühendavad ja kaunistavad teineteist. Ja samuti on siis sellise geomeetrilisuse näiteks selline element nagu selliš, mis siis hispaania keeles on azulejo, termin, mida ma siis ka eelnevalt mainisin. Siis selles konstrueeritud ehitised ei olnud siis enda välisfassaadide poolest eriti luksuslikud, vaid siis pigem lihtsa väljanägemisega, välja arvatud siis hoonete sissepääsude hoburaudkaared, hispaania keeles siis arcos de herradura, ning loomulikult ka minaretid olid sellise uhkema dekooriga. Ja seetõttu siis selle välise nii-öelda lihtsuse või tavalisuse kompenseeribki hoone interjöör. Ongi kasutatud hulganisti neid mosaiikplaaditöid või käsitsusi, samuti eelnevalt mainitud mukarna stiili skulptuure ja muid erinevaid nikerdatud elemente. Samuti need keskaja hüpostiilses vormis või formaadis mošeed järgisid tihtipeale sellist T-tüüpi struktuuri, kus siis kaartevaheline lööv, mis oli palve või kibla müüriga siis risti, oli ülejäänutest laiem ja ka ohtralt kaunistatud dekoorelementidega. Ja kui rääkidagi sellest samast palvemüürist, siis teda ennast sümboliseeris alati mingi dekoratiivne nišš või alkoov siis selle seinas ja siis seda kutsutakse mihrabiks. Ja vastavalt siis mihrabi kõrval asus tavaliselt kantsel ehk minbar, kuhu siis imaam suundus alati palvust läbi viima ja siis suundus sinna vastavatest treppidest üles minnes. Ja samuti siis mošee sissepääsu tavaliselt nii-öelda illustreeris siseõu ehk sahn ja siis selles sarnaselt siis eelnevalt mainitud read aedadele paiknes ka selline suurem purskkaev, aga see siis ei olnud ainult mitte ilu eesmärgil, vaid ka siis pesemise eesmärgil. Ja kui algselt olid need siis küllaltki väiksed, olidki siis ainult selle nii-öelda pesemise eesmärgiks mõeldud, siis hilisematel perioodidel nad osutusid suuruselt juba võrdväärseks siis palvesaaliga, ehk siis nende olulisus nii-öelda tõepoolest kasvas. Tänases podcastis rääkisime siis väga mitmetest teemadest, aga käsitlesime enne kõike seda siis, kuidas araabia keel on mõjutanud hispaania keelt, kuidas araabia kultuur on mõjutanud Andaluusias paiknevaid linnaplaane ja kindlasti ka arhitektuuri, samuti ka teadusest rääkisime väga-väga põhjalikult ja loomulikult ka sellest, et kuidas muusika kõlas siis Andaluusia kõrbetuultes. Aga aitäh teile, kallid kuulajad, et tulite meiega kaasa sellisele pikaajalisele rännakule Andaluusiasse ja aitäh ka meie kõnelejatele, kes panustasid selle podcasti valmimisse. Gracias ja adios. Ja, shukran, ma salam.